Maailmamered ja ookeanid peidavad endas miljoneid vrakke. Nende hulgas iidseid purjelaevu, lahingus hukkunud sõjalaevu, lennukeid ja tormidesse kadunud kaubalaevu. Kõik need on justkui ajakapslid, mis jutustavad meile lugusid oma ajastust ja viimastest tundidest. Kahjuks ei ole kõik vrakid ainult põnevad veealused muuseumid, vaid paljud neist on ka nagu tõelised tiksuvad aegpommid. Juba meresõiduaegade algusest on Läänemeri olnud tähtis kaubatee, mida mööda liikusid kaupmehed ja vallutajad Euroopa sadamate vahet. Kuid tihe liiklus tähendab ka rohkelt laevahukke. Läänemeres arvatakse olevat kokku üle 100 000 laevavraki. Eesti vetes on dokumenteeritud 100 vrakke ja nendest tõenäoliselt keskkonnaohtlikuid on teadaolevalt 60 ringis. Ka see kogus on madala Läänemere jaoks üsna ohtlik. Läänemere sügavaim punkt on kõigest 459 meetrit, kuid enamasti jääb selle sügavus alla 100 meetri. Näiteks Vahemere sügavus on valdavalt üle 2000 meetri. See on päris suur erinevus. Läänemere vähese veehulga vahetumiseks kulub ligi 30 aastat. Nii et kui Läänemerre on lekkinud mürgiseid aineid, siis jäävad need sinna väga kauaks püsima. Jõgede sissevool ja sademete hulk Läänemerre on suurem kui väljavool ja aurustumine. See teeb Läänemerest vähesoolase ehk riimveelise veekogu. Soolase ja mageda vee kihistumisel tekivad alad, kus on jahe, vähe hapnikku ning vee vahetumine väga aeglane. Sellises keskkonnas säilivad küll laevavrakid oluliselt paremini kui soojas ja soolases vees, kuid sealne aeglane veevahetus tähendab ka väga pikka merevee looduslikku puhastumise protsessi. Läänemere rannaala jaguneb 9 riigi vahel ja seal asub palju sadamaid, linnu ja tehaseid. Kõik need eripärad, madal vesi, aeglane veevahetus ja tihe inimasustus muudavad Läänemere väga tundlikuks igasuguse lisareostuse suhtes, milleks on näiteks ka keskkonnaohtlikud vrakid. Mitte väga palju aega tagasi, kui meresõit käis veel purjede ja aerudega, oli laevaehituse peamine materjal puit. Kui selline laev uppus, muutus see koduks kaladele ja vetikatele ning sai jälle osaks loodusest. Umbes 100 aasta eest hakkasid laevad muutuma. Puit vahetus metalli vastu ja tuulejõud asendus fossiilkütusel töötava mootoriga. See tähendas aga, et uuemate laevade hukkumisel satub merepõhja ka suur kogus mürgiseid aineid, mis varem või hiljem Läänemere tervisele valusa jälje jätavad. Läänemeri on olnud ajalooliselt hästi oluline veetee. Nii kaubanduse vaates, siin on kõik sõjad ära peetud, mis tähendab omakorda seda, et hästi palju laevu on siin Läänemerest põhja läinud. On väga palju ajalooliselt olulisi laevu, purjelaevu, mida iganes viikingilaevad, mida küll ei ole merest väga palju leitud, aga pigem kaldaäärest. Aga mida tuleb arvestada, et kuna tegu on ikkagi hästi sellise pisikese ja tundliku veekoguga, siis laevad, mis kasutasid kütusena rasket kütteõli ja läksid põhja, on tänases meie vaates keskkonnale ohtlikud, ehk siis see kütus võib veel siiamaani olla vraki peal. Ja kui see nüüd korraga peaks välja tulema, siis see mõjutab meie looduskeskkonda hästi oluliselt. Suur osa ohtliku lastiga laevu jäi merepõhja esimese ja teise maailmasõja ajal, mil Läänemeri oli karm lahinguväli ning laevu uppus väga palju. Enamusel neist oli pardal mitu tonni kütust, paljudel lõhkeainet ning erinevates seadmetes leiduvat elavhõbedat või muid mürgiseid aineid. Nende aluste kütusemahutid võivad praeguseks olla juba ohtlikult haprad. Aastakümneid oma tööd teinud korrosioon saab varem või hiljem metallist võitu ja kütusepaagid hakkavad lõpuks lekkima.
Kui üks laevavrakk ongi juba hakanud lekkima seal veepõhjas, siis me saame rääkida otsesest mõjust ja kaudsest mõjust. Otsene mõju on see, et osade loomade jaoks on see, mis sealt lekib, on see siis kütus või mõni muu kemikaal, lihtsalt mürgine. See tähendab, need loomad söövad seda ainet, nad kas surevad, jäävad haigeks või ei saa enam lapsi. Lisaks sellele võib see nagu kahjustada nende üldist elukvaliteeti, et näiteks lindude suled saavad õliseks ja nad nokivad seda, söövad seda, jahtuvad maha, sest nende suled ei pea enam sooja. Ja kaudne mõju on nüüd see, kui see mürkaine levib ökosüsteemis ja mõjutab meid kõiki natukene ja mõjutab ka seda, millised näevad meie rannad välja, kas seal on puhas vesi, kas me saame supelda, kas turism saab toimida. Ohtlikest vrakkidest lekkivad ained ei ole ohuks ainult veelanikele, vaid jõuavad läbi toiduahela ka meie endi söögilauale. Samuti mõjutab reostus kalavarusid, turismi ja seega ohustab kaudselt kogu merega seotud kultuuri. Lisaks suurele mürgistusohule on vrakid koduks ka nii-öelda kummitusvõrkudele, mis püüavad kalu ja hülgeid veel pikka aega pärast seda, kui kalamehed neist ilma on jäänud. Suur osa Eesti vete kummitusvõrkudest jäid merepõhja Nõukogude Liidu ajal, mil vrakkide asukohad ei olnud veel piisavalt hästi kaardistatud ja kalatraalerid kaotasid oma võrke kõige rohkem. Alates teise maailmasõja lõpust on suurem osa kalavõrke tehtud sünteeskiust ja need säilivad seetõttu merepõhjas tõenäoliselt sadu aastaid. Selle aja jooksul eritavad näiteks nailonist kummitusvõrgud vaikselt lagunedes ka mikroplasti, mis kandub samuti edasi toiduahelasse. Inimtegevus on jätnud Läänemere tervisele juba niigi valusa jälje ja Läänemere puhtus ning kalavarud on tänaseks suhteliselt halvas seisus. Ohtlikud vrakid ja kummitusvõrgud mõjutavad Läänemere elurikkust ja tasakaalu veelgi. Iga uus reostus Läänemerel on samm suurema katastroofi poole. Niisamuti on iga väiksemgi abi juba positiivse mõjuga ja keskkonnaohtlike vrakkidega tegelemine on just üks neist väikestest sammudest. Laevavrakkidest tulenev keskkonnaoht on midagi, mille suhtes meil on võimalik midagi ennetavalt teha. On väga palju asju, mida me ei suuda väga hästi prognoosida ja millele me ei saa nii-öelda ette midagi teha. Et kui kliimamuutuste tagajärjel tuleb väga suur torm, me ei saa seda ennetada, see lihtsalt tuleb. Küll aga on meil võimalik pumbata välja näiteks kütus laevavrakkidest. See on väga konkreetne asi ja see kõik mõjutab seda Läänemere üldist tervist. Ma arvan, see on väga oluline, et me peame kogu aeg silmas, et ei ole nagu liiga väikest asja, mida Läänemere keskkonnale teha. Lihtsamaid meetodeid vrakkidega seotud ohtude vähendamiseks on inimeste teadlikkuse tõstmine. Me saame kaardistada vrakkide asukohti ja analüüsida, milliseid ohte vrakid täpsemalt kujutavad. Seejärel saame planeerida Läänemere infrastruktuuri nii, et vrakke ei kahjustataks. Me saame vältida ohtlikke piirkondi kalapüügil või vesiviljeluses ning vajadusel tegutseda enne, kui reostus merre laiali levib. Kõige olulisem ennetusmeede on kütust sisaldavate ohtlike vrakkide kütusest tühjaks pumpamine. See võib olla küll väga keeruline ja kallis tegevus, kuid kindlasti odavam kui leketest tingitud suuremate katastroofide likvideerimine. Kütust on võimalik laevade pealt välja pumbata, aga see vajab eelnevalt pikkasi ja kulukaid uuringuid. Samuti ei ole alati kindel, kas see kütus seal peal veel üldse alles on ja kus ta seal laevavraki sees on. Ja kummitusvõrkude puhul sõltub sellest, kui palju neid võrke seal peal on, kui sügaval on laevavrakk, kui suur see vrakk on. Nii et pigem on tegu ikkagi raskete ja keeruliste operatsioonidega. Seega vajab ohtlike vrakkide tühjaks pumpamine ja kummitusvõrkudest puhastamine lisaks eeltööle kuluvale ajale ja rahale ka kogenud meeskondi, kelle hulka võid ühel päeval kuuluda vabalt ka sina. Me kõik saame Läänemere tervisele kaasa aidata. Kui leiame rannalt või veest reostuse jälgi, peame teavitama sellest häirekeskust, mis informatsiooni seejärel juba mereväe mereoperatsioonide keskusesse või Keskkonnaametisse edastab. Läänemeri on meie ühine aare. See on ühtaegu võimas ja elurikas,
aga samas habras ja reostunud. Meri on oluline osa seda ümbritsevate riikide kultuuris ja majanduses, kuid Läänemerele omastele liikidele on see kodu ehk asendamatu elupaik. Kuna Läänemerd mõjutavad juba olulised kliimamuutused, tihe laevaliiklus ning merd ümbritsevad tehasid ja sadamad, peaksime tegema kõik endast oleneva, et meie endi poolt Läänemerele tekitatav koormus oleks võimalikult väike ja mere taastusvõimega tasakaalus.